Nii, meil on saanud ka EPA raames traditsiooniks selline kiire Sa vaatad ministriga. kuhugi kaamerasse? Ei vaata. Kaamera on seal. Jah, lehvitame. Et meil on saanud traditsiooniks selline ministri infotund, nimetame siis seda selliselt, ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale on laekunud mitmeid põnevaid küsimusi ministrile, millele me ootame ka siis võib-olla vastust. Aga esimese küsimusena ma tahaks sissejuhatavalt küsida, et kuidas sul läinud on? Et me vaatame, et see esimene poolaasta, mis sul ministriametis nüüd on olnud päris tihe. Et ka sinu portfell võib-olla on väga selline lai, et lisaks põllumajandusteemadele ka ühistransport ja post. Et võib-olla sa võtadki, räägid natukene, et kuidas sul läinud on siis? Seda on võib-olla raske nagu niimoodi hinnata, pigem on olnud väljakutsed on olnud palju. Nagu sa ise ka mainisid, see portfell on väga lai, et sul on kohalikud omavalitsused, sul on põllumajandussektor, mis on omakorda ju tegelikult 10+ erinevat sektorit, kalandused, teraviljatootjad, loomakasvatajad, aiapidajad, aianduse tootjad, postiteemad, ühistranspordi teemad, loomaheaolu, loomakaitse teemad, et neid kõike on see võrdlemisi lai ja seetõttu on selle kõige kurssi viimine võtabki aega, et ma olen hästi aktiivselt proovinud võimalikult palju inimestega kohtuda, et saaks neid pildi ette ja ma arvan, et enam-vähem see pinnapealne kiht hakkab juba murenema, et hakkan nagu mõistma, et kuidas siin need asjaolud käivad. Ma ütleks, et siin suur osa sellest suvisest ajast kindlasti läks sigade Aafrika katku kriisi meetmete alla ja siinkohal ma pean ka tänusõnad teile edasi andma, et tegelikult ma olen väga tänulik selle eest, et ka tulite appi oma mõtete ja ideedega ja et me suutsime seda koos sektoriga ja koos erinevate osapooltega koos võimalikult hea lahenduse välja mõelda selle ohjamiseks just. Et see, mis nüüd saab edasi, et siin on meil kahesuunaline töö, üks on siis ette valmistada sigalate, siis poegimissigalate taastamist aga selle eelduseks on see, et me oleme suutnud metsas selle kontrolli alla saada. Nüüd loomulikult selle haiguse tagajärjel väga suur osa metssiguga haigestusse surevad ja ka jahimehed on tegelikult väga tublit tööd senimaani teinud ja nüüd novembrist on ka eetiliselt parem siis emisid küttida, kui enam järglasi ei ole. Ehk siis see tugev eeldus on see, et me suudame pikaajalise kokkuleppe teha, et me peame sigu farmides, seda me juba otsustasime, aga et kuidas me sinna ka jõuame, et meil oleks 1,6 metssiga siis ala peale, et need haigused metsas ei leviks ja siis on eeldus uuesti, et anname kindlust investeerida ja praegu me töötamegi selle paketi kallal, et kuidas riigi poolt seda ka soodustada. Suur aitäh et tegelikult tõesti see sigade Aafrika katku puhang on sektorit väga tugevalt mõjutanud ja me näeme, et siin on täitsa selline küsimus, et mis sektorist tulevikus saab, et kindlasti siin me ootame ja pakume endiselt ka edaspidi tuge esindusorganisatsioonina. Aga siin on, ma arvan, et siin ongi väga oluline küsimus ongi, et mis sellest sektorist tulevikus saab, et minu eesmärk on see, et me ikkagi jõuame stabiilselt 80% sisevarustatuse tasemeni 10 aasta lõikes. See eeldabki tööd metsas, seal ma enam pikemalt ei peatu, et see on koostöö Kliimaministeeriumiga, aga ka tegelikult õppetunnid sellest, et kui meil 10 aasta tagasi viimati see kriis oli, siis selle tulemusel konsolideeriti, tõmmati kokku, tõsteti biohutusnõuded, aga praegu, kus me siis selle tulemusena välja jõudsime, on see, et biohutusnõuded on küll kõrged, aga ikkagi jõuab see haigus farmidesse, ehk siis me peame ka adapteeruma selle kriisi kindluse mõttes, et tuleb välja, et see toonane otsus tõsta biohutusnõuded ei aidanud praegu, et pigem on see riskide hajutamine, et kui me uusi farme rajame, et me peame ka mõtlema sellest, et kuidas saaks niimoodi, et ühest tõenäoliselt siis parmust või kärbsest ei läheks pool Eesti algtootmist ei läheks kaotsi, et see on kindlasti oluline välja mõelda, kuidas seda koostöös sektoriga siis teha ka kindlaks. Täpselt ja tegelikult ka ettevõtted ise saavad aru, et neid riske on vaja maandada ja vaatavad selgelt selles suunas, et mida ja kuidas tulevikus selles sektoris siis investeerida ja jätkata. Aga samas väga potentsiaalne sektor, loomakasvatus, seakasvatus, et ma arvan, et see strateegiline vaade tegelikult on ka siin hästi oluline. Ja meile on ka laekunud nüüd selle sama võib-olla jutu jätkuks üks küsimus, mis just
küsibki seda, et kas meil on üldse sellist strateegilist vaadet täna põllumajandussektoris, et üks asi on seakasvatus, aga võib-olla nagu selles mõttes selline terviklik, et me oleme täna sellises perioodis, kus me väga aktiivselt peame hakkama tegelema ka siis, või järgmised 2 aastat me räägime läbi siis Euroopa Liidu eelarvet, mitmeaastast eelarvet, me räägime läbi, mis saab üldse tulevikus põllumajanduspoliitikast ja selle rahastamisest, et kuidas sa nagu selles mõttes, kas see on ka sinu üks tööplaan, et kuidas me vaatame nagu põllumajandus tervikuna ja milline see strateegiline vaade on, et ma arvan, et põllumajandustootjad tegelikult ka väga selgelt tahaksid seda teada, et kuhu ja mida ja mis seal tulevikus selles sektoris saamas on. Ma siin muidugi, ütleme siis naljaga ütleks seda, et kindlasti põllumajandustootjad tahavad teada saada, et just nende toimetatava sektor on riigi prioriteet. Absoluutselt. Et neid prioriteete oleks 25 ja kõik saaksid kõige rohkem rahastust. Aga see selleks, et küsimuse püstitus on tegelikult õige, et mis on meie strateegilised eesmärgid, kuidas me neid saavutame, et hetkel mina olen asetanud seda kõik isevarustuse loogikasse, sõltuvalt sellest, mis meie geopoliitiline olukord on, et tegelikult on selle võti seal, et kui palju me ise suudame ennast toita ja kindlasti väga just mitmekesise toitainetega, et seal on oluline ongi sätestada need eesmärgid, et just isevarustatuse tasemete osas ja et see tegevuskava, et meil on põllumajandus-kalanduse arengukava, et seal need tegevused siis ka vastaksid sellele, et me oleme seda tööd alustanud ministeeriumis, et ma olen palunud sellega põhjalikult ette võtta meie strateegiaosakonna poolt, et just välja mõelda, et kuidas me siit edasi läheme, milline on Eesti põllumajandus tulevikus, kus on meie tugevused, kus on meie nõrkused, mida meil on vaja ja mida meil ei ole vaja. Et meie eripära on see, et meil on suured talud, aga teisest küljest on ka oluline see, et meil oleks ka väiksemad talud, kes toimetaksid kes nišitoodetega või oleks valmis toitma siis enda kogukondasid erinevate toitainetega, aga seda peabki nagu tervikuna vaatama ja vaatama, kus meil see potentsiaal on. Et meil on väga hea näide on siin piimakarja pealt, kus ongi meie geograafiline asukoht on väga soodne, meil on väga suur võimekus toota piima, aga kui me vaatame sama suuriseid riike, kus on ka väga võimekas piimatootlus Hollandis ja Taanis, siis neil on näiteks piimalehmi on neil 10 kui mitte 15 korda rohkem. Et ongi küsime, et kuidas me seda tugevust ära kasutame. Siin on jälle teine osa on siis väärindamine ja toiduainetööstuse pool, mis kindlasti on väga oluline asi, kus me peame ka koostööd tegema selleks, et me saaksime toitainet väärindada, et seda kasunikust tõsta. Et kui sul on võimalik ka seda eksportida, seda väärindatud toodet, siis on ka nõudlus ju kohalik piima järgi suurem, et oluline on see, et me seda toorainet lihtsalt välja ei müüks. See on ka eraldi jälle strateegiakava nagu osa, aga ma lähtuksin siin pigem ise varustatusest ja ka sinna asetada ka sinna järgmise siis Euroopa rahastusperioodi loogikasse see, et mida meil on võimalik selle rahastusega, mis meil on eraldatud, et kuidas me neid eesmärke saavutame. Et sellega ma olen väga nõus. Aga seal tuleb ka teha kindlasti raskeid valikuid, et reaalsus on see, et kui me üritame kõike toetada, siis meil ei ole fookust ja kui meil ei ole fookust, siis me hoiame see süsteem elus. Võib-olla on ka see, mõnes mõttes on ka see poliitiline otsus, et me jätkame nagu samas vaimus, aga ma arvan ka, et meil selleks, et seda sektorit tõsta ja selle nagu lisandväärtust tõsta, mida ta annab Eesti riigile, ekspordile, ettevõtjatele, inimestele, et siis kindlasti fookuse seadmine on oluline ja selle eesmärkide püstitamine ja selle rahastuse tagamine nende eesmärkide saavutamiseks. Absoluutselt nõus, et tegelikult ka meie Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas oleme üle vaatamas nüüd lähiajal oma siis 4 sektori arengukavasid, mida me oleme siin, mille vahendamist me oleme teinud ja tegelikult ka koostöös ministeeriumiga üritame toetada siis selle tegevusega just alt üles poliitika kujundamist ja võib-olla ka sektorile endale anda siis selline suurem vaade, et kus suunas liikuda. Et kindlasti me ka esindusorganisatsioonina tahame väga palju teid toetada, sest meie liikmed on need, kes lõpuks peavad neid tegevusi ellu viima ja ka tegelema toidu tootmisega. Aga lähme siis edasi, et põllumajandussektoris on, ütleme, me rääkisime ju siin sigade Aafrika katkuset, aga tegelikult me nägime ka seda, et meil on mitte näinud, vaid tegelikult meil on olnud ka väga keerulised ilmastikuolud sellel hooajal ja Kagu-Eesti põllumajandussektori tootjad, just taimekasvatajad on saanud väga palju kahju. Et siin ka on üks küsimus, et mis seisus on üldse erakorraline toetus Euroopa Liidust, et me teame, et meie siis lõunanaabrid lätlased on juba
saanud numbrid, kuidas siis Euroopa kriisifondist siis rahatoetuseks läheb, et mis seisus siis Eestis hetkel see erakorraline toetus on? Ma võib-olla alustaksin kõigepealt natuke laiemalt ja siis läheks selle täpse küsimuse juurde lõpus. Ehk siis see aasta on meil probleem liigniiskusega, külm kevad oli, see juba andis halva stardi ja siis sügisel ei olnud võimalik liiga hästi korjata, aga kui me vaatame ka varasemaid aastaid, kus olid ka põuaperioodid, ehk siis see laiem väljakutse, mis meil põllumajandussektoris on tegelikult võitlus kliimamuutustega. Kohanemine just, et see ka golfi hoovuse kõikumine, see mõjutab meid ja mitte, et meil läheks nagu järk-järgult natukene soojemaks, mis tooks nagu lisasorte, mida me saaks kasvatada, muidugi lisakahjureid ja haiguseid, aga annaks ka nagu võib-olla mõningaid võimalusi. Aga praegu, mis me näeme, on just selle ebastabiilsuse nagu teke, et kõik kõigubki äärmusest äärmusesse ja et siin on väga oluline fokusseerida, seda me oleme arutanud ka teadlastega, et just sordiaretust ja tehnoloogiaid liigitada sinna suunas, et teha taimi siis ilmastikukindlamaks, nii liigniiskuse kui ka põuakindlamaks, et see on kindlasti see fookus, et põllumajandus iseenesest on küll, palju kuuleme seda, et roheüleminek tekitab palju bürokraatiat, aga teisest küljest eraldatakse eraldi vahendeid selleks, et mis investeeritakse põllumajandusse, sest ega ka laiemalt on näha, et põllumajandus, kes kasvatab ja seob süsinikku, on tegelikult osa sellest võitlusest siis kliimamuutuse vastu. Ja teisest küljest kliimamuutus väga tugevalt mõjutab just põllumajandussektorit, kuna seal see ilmastikuolud on nii kriitilise tähtsusega. Ehk siis aga see kriisiaastasse minek, et kui me vaatame neid trende, siis ma arvan, et see on mõnes mõttes uus reaalsus, millega me peamegi kohanema. Ja see, kes sellega kõige paremini kohaneb, on ka kõige edukam. Ehk siis see on nagu eraldi töösuund, mis tuleb väga mastaapselt ettevõtte nii ministeeriumil kui teadlastel kui ka ettevõtjatel, et teha seal koostööd, et kuidas seda saavutada või siis nagu hajutada ka enda riske. Kui nüüd selle küsimuse juurde siis tulla konkreetsemalt, siis me oleme esitanud selle kahjunõude üle. Me kohtusime 2 nädalat tagasi volinik Hanseniga, me arutasime sellega pikalt. Positiivne oli see, et ta oli juba, kui Läti kolleeg käis kuu aega varem tema juures need numbritega, et seal nad arutasid seda ja volinik ise ka ütles juba Läti kolleegile, kui ma Läti kolleegi vestlen, et Eestis on ju sama. Eks ta tegelikult oli mentaalselt juba selle endale omaks võtnud, et ilmselt me tuleme kohe järgi, kuna see piirkond oli samas rütmis. Kui me vaatame lätlaste näitelt, meie taotluse suurused olid samas suurusjärgus, põhimõtteliselt väga sarnased numbrid ja lätlased said ligi 3 miljonit. Ehk siis meil on ka lootus seda suurusjärgus, ütleme 2-3 miljoni vahel ilmselt see erakorraline toetus jääb. Ja siis on arutelu ka riigi tasemel, et kas riik saab ka omalt poolt midagi juurde panna. Aga ka selle muutuse, mis on nüüd volinik välja pakkunud, on ka see, et seda kriisifondi suurendada. Et ma arvan, et see on ka hea mõte, sest me näeme, et see ilmastik kõigubki rohkem ja meil on vaja rohkem sellist reageerimisvõimekust vastavalt sellele, et mõnes mõttes selle, et ma ei taha nagu kuri ilmaennustaja olla, aga et kui me vaatame neid trende, et see, et meil tuleb väga stabiilne ja hea aasta, et see kahjuks siis tundub, et on tuleviku vaates pigem erand. Et me peame olema valmis selleks, et me saaks reageerida. Ja siin on nagu väga oluline küsimus, et meil on kohe peatselt kohtumine ka Pangaliiduga ja proovime ka saada selle kindlustuse küsimusele nagu kuidagi jalad alla, sest reaalsus on see, et see kindlustuse puudumine on meie sektoris väga mastaapne, et selle mehhanismi välja töötamise me oleme erinevaid variante arutanud, kõik ei ole päris täpselt nagu sobinud vastavalt meie põllumajandus nagu võimekusele ja võimalustele, et kuidas siis saaks, et iga kord, kui on halb aasta, me näeme, et on tihti, et me saaksime seda ka erasektoriga koostöös seda katta, et seda riigi toel seda üleval hoida, et see muutub jätkusuutmatuks mingist hetkest. Ehk siis see on kindlasti üks suund, millega me peame tegelema, et kuidas saaks kindlustusettevõtete jaoks selle majanduslikult mõistlikuks, et siin on kindlasti see riigipoolne osa on väga oluline, et me peamegi välja mõtlema mehhanismi, et kuidas, mis osa näiteks riik saab kindlustusmaksest kompenseerida, mis siin alla läheb, et need ilmastikukahjudega võitlemine tuleb võtta ette nagu suurema blokina. Ja, lihtsalt see ongi oluline, et kindlustamine tulevikus, et täpselt, et lihtsalt ma arvan, et see on niivõrd palju rohkem paindlikum kui see, et me ootame siis
Euroopa siis kriisifondist raha ja siis sinna tuleb veel ajaline nagu nihe tugevalt juurde, et kindlustus kindlasti on paindlikum ja tegelikult juba täna Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pakub saagikindlustust ettevõtetele, et see on juba oluline edasiminek, aga loomulikult me räägime ka loomakasvatussektorist, et siin on täna väljakutsed, et lihtsalt seda ei ole võimalik kindlustada, kui me räägime seakasvatusest, eks ju. No seakasvatuses on see kindlustamise küsimus jällegi väga oluline, aga selle jaoks on vaja seda keskkonda ja nüüd, kui me räägime sellest nagu metsast haiguse tõrjumisest, et siis ongi ka kindlustuse ettevõttele, et kui ma oleks kindlustuse ettevõtja, ma kindlasti ei tuleks praegu Eesti seadust kindlustamine. See ei ole majanduslikult kuidagi mõistlik, et see ongi, nüüd on oluline riigil tagada seda keskkonda, et me saaksime metsigade populatsiooni kontrolli alla, saki metsast välja ja siis me saame hakata rääkima kindlustusest, et kui selleks peab see metsigade populatsiooni kontrolli plaan olema ka kindlustusettevõtete jaoks nagu usaldusväärne ja arusaadav ja seda peab ka siis järgima, et me saaksime seda seakasvatussektorit siis taastada ja arendada. Jaa, täpselt nii on, et ma arvan, et siin ongi ka tegelikult teisi loomaliike, keda võiks juba kindlustada, et meiega roll on siin rääkida kindlustus siis ettevõtjatega. Aga kui me rääkisimegi tõesti sellest kliimamuutustest ja kliimamuutustega kohanemisest, mis tõesti tundub, et see on meie reaalsus, mitte ei tundu, vaid see ongi meie reaalsus. Et meil on olnud väga olulisel kohal just nõuandeteenus, mida me oleme ka pakkunud, siis riik on pakkunud läbi siis nüüd AKISE programmi põllumajandussektorile, et nüüd just hiljuti toimusid nõuandeteenuses olulised muudatused, mis ütleme siis niimoodi vähendavad võib-olla selle nõuandeteenuse kättesaadavust, kuid samas nagu just täna, et meil on vaja siis seda tugevat konsulenti, tugevat nõuannet, mis aitaks erineva suurusega ettevõtetel just selle kliimamuutustega kohanemist siis saavutada või neid tegevusi üle vaadata, hinnata, mis iganes, et kuidas see konkreetne ettevõte võiks tulevikus oma riske hajutada, mis tulenevad kliimamuutustest. Et see on ka küsimus, et mis siis selle nõuande toetusega täna siis toimumas on? Jah, siin on eks see nõuandeteenus on ikkagi, ütleme, raha eest on see kättesaadav igal juhul kogu aeg. Et see on nagu selge, millest me räägime, on siis seda riiklik toetus ettevõtetele, mille eest seda teenust saab kasutada. Ja mis probleemile me lahendame, on see, et selle teenuse fond, see rahastus lõpeb varakult ära, kuna see raha saab nii kiiresti otsa, et seda teenust kasutatakse palju ja selle teenuse kogumaht ei vähene, aga ka ei suurene. Ehk siis meil oligi vaja teha valikuid selle osas, et praegu me nägime, et kindlasti on siin ka prioriteet toetada noortalunikke, kes tihtipeale vajavad seda teenust sügisel, kõige rohkem ja ka sügisel. Ja praegune probleem, mis meil nagu aasta-aastat on olnud, on see, et sügiseks on selle eelarve on otsas ja siis need enam, ütleme, viimases kvartalis enam nõuandeteenust selle kaudu kasutada ei saa. Ehk siis me kindlasti, see on küll piiramine, see ei ole selle ärakaotamine, et jätkuvalt on seal nagu vähendatud neid formaate, aga et see nõuandeteenus raha eest jääb ikka kätte saadavaks. Et ma usun, et ka kui me vaatame väga suuri ettevõtteid, et selle teadmise eest on nad kindlasti nõus ka maksma. Aga meie eesmärk ongi peaasjalikult veenduda, et seda rahastust saaks kasutada aasta vältel, et ei jääks nagu perioode, kus see on oluline, kas või taliviljade külvamisel, et kuidas seda nõuandeteenust. Et oluline, et see oleks ka kätte saadav aasta lõpus, et sellest see muudatus on tingitud. Ja ma pean selles mõttes nõustuma, et tõesti noortalunikud on kindlasti prioriteet, kellel seda nõuannet kõige rohkem vaja on. Aga räägime ÜPP-st ka. Räägime ÜPP-st ka, jah. Meil hakkab aeg otsa saama. Muidugi tahtsin rääkida käibemaksust, aga me jõuame sellest veel rääkida, ma usun tulevikus, et siin võib-olla lihtsalt olulised sõnumid sektori poolt. Aga räägime tõesti ÜPP-st, et 16. juulil Euroopa Komisjon tuli välja oma ettepanekuga. Ütleme, põllumajandussektor, isegi osalesin siis meeleavaldusel täpselt 16. juulil Brüsselis, kus siis koos kolleegidega üle Euroopa ei olnud, meil olid saapad, sellepärast, et meil oli kaks plaani, et üks plaan oli see, et kui kõik on hästi ja tuleb hea ettepanek, siis me läheme kiidulauluga ja avaldame tunnustust komisjonile, aga kahjuks läks teistpidi ja me pidime jätma... Kuidas te nii kiiresti saite selle hästi või halvasti kätte siis 16. No vot, sa ise tead, kuidas Brüsselis info käes või? No jah, selles mõttes, et me ikka lugesime ettepanekut. Väga võimekas huvikaitse, et absoluutselt. Et
seal on väga palju erinevaid teemasid, mis sektorile on huvi pakkunud. Me oleme ise ka nüüd kaevanud rohkem nendele ettepanekutele sisse. Meil ka täna on siin toimumas selline 3+1 kohtumine, kus me arutame siis koos oma Balti kolleegide ja Soome kolleegiga seda sama ettepanekut ja üritame leida seal need ühised huvid. Balti riikidega kindlasti on meil selged ühised huvid ja ühised probleemid, ühised väljakutsed selle kava raames, soomlastega natukene teine olukord. Aga siiski, räägime ÜPP-st. Ma võib-olla sulle konkreetset küsimust ei esita, ma tean, et sul on niikuinii, saad sellel vaba mikrofoniga rääkida ÜPP-st. Ma alustan ka sealt otsast, et see pakkumine, mis lauale pandi 16. juulil, mille vastu siis meelt avaldati, et see oli von der Leyeni, komisjoni juhataja pakkumine, et nagu ma aru saan, siis seal see koostööformaat, et enne väga kellelegi ei näidatudki seda. Ei parlamendile ega ka kolledžile, siis volinikele. Ja siis see on see nii-öelda alusstandard, kust hakatakse läbi rääkima. Et see oli siis juhi nägemus, kuidas seda võiks teha. Nüüd see on ka huvitav, et me oleme ka sellega tööd teinud ja seal on väga palju kitsaskohti, mida me kindlasti saame ka siin lahata. Aga huvitav on see, et kohtusin volinik Hanseniga, arutasime ÜPP-d meie nägemusi. Ja siis tema järsku väitis mulle, et meil on piiriäärsete riikide toetusfond, mida me saame kasutada. Ja samas just me seda mitte kuskilt välja ei lugenud, see on ka üks punkt, mida me oleme tõstatanud, seda fondi ei ole. Ja volinik väitis kindlalt, et on. Nii. Ja tulemus oligi see, et kõik vaatasid segadusest nägudega ringi, et kuidas siis nagu on asi. Ja siis tuli ka sealt voliniku meeskonnast pakkumine, et istume maha ja nagu me selgitame teile seda eelnõud üldiselt, seda eelarvet, sest see on tohutult segane. Seal on väga palju mitmeti mõistmisi, erinevalt mõistmisi. Et see protsess meil nüüd käib, et lähiajal meie meeskond istub maha nendega ja üritab siis saada selgust, et mis seal siis sees on või ei ole. Aga siis peegeldab seda, et ka volinikel endil ei ole täit ülevaadet sellest, et kuidas see eelarve hakkab olema. Miks ma seda räägin, on lihtsalt iseloomustamaks seda, et see algne pakkumine kindlasti ei ole midagi, mis ligilähedaselt selleks jääb. Ja. Et ma olen enam kui kindel, et seal on muudatused. Nüüd me kuuleme ka Euroopa tasandilt seda, et EPP, Euroopa Rahvapartei, ei ole rahul selle ettepanekuga, et ÜPP on siis ühises fondis. Ehk siis fondid tõsteti kokku. See on küll kõrva märgistatud seal, mis on selles mõttes positiivne, et mina nagu nii purist ei ole, võib-olla ma olen ka vähe siin sektoris toimetanud, et oluline on see, et rahasumma oleks suur, mitte see, et kus eelarve reaalda täpselt on. Aga kindlasti on seal kindlam on see, kuidas seisab eraldi, et see on ka siuke nagu sümboolne küsimus, et me seda kindlasti toetame, aga kui summa on suur ja see on kompromissi osa, siis me oleme valmis toetama ka seda liitmist, kui see on kõrva märgistatud, ehk siis on ette nähtud. Aga Euroopa Rahvapartei ma olen suhelnud ühe nende esindajaga peab õhtul saunas. Ja siis ta väitis ka seda, et nad ei ole rahul sellega ja nad kavatsevad seda rahulolematust ka nagu näidata siis komisjonina tervikuna, et ikkagi ÜPP tõsta eraldi, et ma seda väga toetan, kui see võimalik on ja see on ka teised fraktsioonid on seda üles näidanud. Ehk siis see on, ja kui me räägime juba sellest, siis see näitab seda, kui lahtine see kõik on. Ehk siis praegusel hetkel ongi see, kus me saame selle toetust avaldada. Kui me läheme nüüd ettepaneku sisusse, et mis seal mõtted on, et volinik Hansen on ka väljendanud seda, et tema tahab siis ka põlvkonnade koostööd nagu võimendada ja seda nagu üleandmist ja nagu koos toimetamist ja inimeste nagu ongi just nagu tööjätku üleandmist nagu võimestada, aga see näiteks ettepanek, et pensioniealised toetusi ei saa, et sellega me ei saa kuidagi nõus olla, et see on väga mitte euroopalik ettepanek, ma peaks ütlema. Just, ma saan ideeliselt eesmärgist aru, et eesmärk on muidugi see, et kui sa jõuad pensionikke, et siis sa pead andma enda talu üle nooremale põlvkonnale, et see nagu mitte siis präänikuga, aga nagu kaikaga see inimesi välja suruda, aga seda mina absoluutselt ei toesta, et see tekitab ka seda vastasseisu, mida me juba näeme, et pigem ongi see koostööelement on seal nagu oluline, et sellega me absoluutselt nõustuda ei saa. Me räägime otsetoetuste registreerivast skeemist, sellega ma ei saa üldse nõustuda, et see lööb väga valusalt neid riike, kus siis ettevõtete maalad on suuremad. Struktuur on suurem, mis Eesti on üks suuremaid, et sellega me ei saa kindlasti nõustuda, et ettepaneks küll oli jälle väike protsent otsetoetuste tõusu, et tundub, et see on, nüüd kui ma olen nagu sisse vaadanud sinna, et kuidas need otsetoetuste protsendid selliselt on kujunenud, et see on minu jaoks hästi kummaline. Ja ma saan aru, et see ongi liitumislepingutest tulenev asjaolu, et mingitel hetkedel, kui oli vaja riiki, kes oli väga võimekas olukorras, läbirääkimiste positsioon oli tugev
et siis olidki pikaajalised kokkulepped hoida põllumajandustoetuse osakaalu kõrgena. Balti riikidel, Eestil kaasa arvatud, liitumise hetkel oli meil Euroopa Liitu vaja, et seda nõukogude ajastut selja taha jätta ja sellest see algne positsioon oli nõrgem, mis on ka täiesti mõistetav ja ma ei saa seda hukka mõista, et sellega võeti meid vastu, aga et see töö on selles mõttes nagu üles mäge, aga järk-järgult me sinna poole liigume ja kindlasti ei taha, et seal tekiks mingisuguseid erisusi, et see peab olema ikkagi riigi enda teha, et kuidas neid toetusi jagada, otsetoetusi eriti, et erinevate struktuuride riigid ei saaks pihta sellest. Ja oluline on ka siin rääkida siis riigi poolsest panusest, et ettepanek on see hetkel on siis see ülemine ots lahti jätta, et riigi kaasfinantseering on ala 30% kuni ülemist lage ei ole, mis kindlasti meile ei sobi, sellega on fundamentaalne probleem on see, et diplomaatilisel liidu tasemel läbi rääkides öelda, et teie ei tohi rohkem maksta, kui te tahate, see on väga raske asi, mida öelda, et kuigi see lööb meid, siis see on teiste piiramine, ei ole see kui enda eest võitlemine. Täpselt, et meil on ka esindusorganisatsioonides sama probleem, et me ei saa minna öelda, et see on meie seisukoht, sellepärast, et täpselt mõned teised liikmesriigid seda väga hindavad, et neil on võimalik oma riigiga läbi rääkida. Meil on lihtsalt see mure, et kas Eesti riik on valmis seda protsenti miinimumist üle panema, ehk üle 30% täna. Et me oleme kuulnud, et on tehtud ettepanek mitte regionaalministeeriumist, aga teisest ministeeriumist ka seda alla poole tulla 20% juurde, et eks meie oleme väga vastu sellele. Ja seda ma usun. See on väga raske uskuda, et meil on võimalus riigina nagu nendes mastaapides kaasa investeerida. Et mis probleemi see siis tekitab, kui me selle lahti kirjeldame, on see, et kui üks riik lihtsalt paneb massiivselt rohkem raha sinna sisse piiramata ja vastat enda võimekusele. Kuigi, ütleme, Holland on hea näide või riigid, kellel on seda võimekust, seda raha sinna suunata, et nemad on fiskaalpoliitiliselt, see on hollandlase enda väide mulle, Hollandi kõrge ametniku väide, et meie riik saaks panna selle ülemise laele kõvasti otsa, aga meie riik eelarve põhimõttelt lihtsalt ei tee seda mitte kunagi, et me hoiame ikkagi seda miinimumi peal, ise kui see võimalus tekib. See siuksed väited on, et need riigid, kes on suutnud piisavalt palju hästi enda eelarvet majandada, et neil oleks võimalus suurendada seda, et need raha ei raiska, et need on hästi kokkuhoidlikud riigid, frugalid üldiselt. Et palju teiste riikide üldse seda võimekust ei olegi, kaasa arvatud Eestil väikse riigina. Me räägime lõpuks netosummadest, et kui meie jaoks ise, kui me investeerime 60 miljonit, see on meie riigi jaoks väga suur asi, siis Soome investeerib 600 miljonit ja on sama suur asi. Aga võimekus on palju suurem ja see moonutab väga tugevalt konkurentsi tingimusi ühisturul ja sellega me nõustuda ei saa, aga seda peame me lahendama diplomaatiliselt. Et seda kirvega öelda, et teie ei tohi panna rohkem raha, kui te tahate, ei ole hea taktika, et siis me teeme seal tööd pigem koridoris, et selgitada seda, et mis mõju see võib avaldada väiksematele riikidele ja siin meil kindlasti on palju liitlaseid, kes ei suuda enda eelarvest nii massiivselt doteerida põllumajandust. Ma arvan, et me võiksime selle teemal veel väga pikalt rääkida, aga me saame järgmised 2 aastat ma usun väga tihedalt podcasti teha koos ja rääkida ÜPP-st, et see teema ka mulle väga meeldib. Aga meil hakkab aega otsa saama, et ma kasutaks viimase küsimuse ikkagist ma küsiks viimase küsimuse ja see puudutab tegelikult seda, et tõesti põllumajandussektor on siin viimased aastad kogu aeg tõstatanud probleemi mitte ainult Eestis, vaid ka üle Euroopa, et see bürokraatia on lihtsalt nii suur ja nii intensiivne nendele ja ebaproportsionaalne, et mis see hetkel Eestis selle bürokraatia vähendamise kontekstis toimumas on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis? Ma ütleks, et sellel probleemil on 3 tahku. Üks tahk on see Euroopa Liit. Väga palju meie bürokraatiat tuleneb sealt. Kas saame pildistamiskohustused, igast, ühesõnaga seal on seda mastaapselt meie reeglid tuleb sealt. Seal on volinik käinud esimese lihtsustamise paketi välja, töötab teise kallal, et seal on ka me anname ka enda suunised, kuidas meie seda näeme, et see on selline suurem raamistik, mis meid mõjutab, et seal on ka väga paljud, mis ei ole mõistlik ja volinik on võtnud ka selle seisukoha, et see peab põllul tunda olema, et see ei ole bürokraatiliselt lihtsustada kas ametnikele või siis ka lõpptootjale või mõlemale. Et eesmärk on siis tootjal seda lihtsustada ja väga
teeme tihedat koostööd, et see ka nii oleks. Siis teine tase on, ütleme, riigi siis ministri määrused ja seadused, mis meil on. Et seal revision praegu käib, need dokumente on sadu ja tuhandeid lehekülgi, et seda läbi vaatame, juristide meeskond on nii surgede ministeeriumis on ka kõrvalülesannetelt, ta tegutseb. Esimese seaduse oleme läbi vaadanud, liigume teiste seaduste juurde ja määrusid me jooksvalt kaotame. Aga ma ütleks, et nii palju, kui ma olen poole aastaga seda kuulanud, et kust kohas see kitsaskoht on, siis tegelikult ongi see selles igapäeva tegevuses, nagu maksesüsteemides, üks väga suur osa probleemist on PRIA aegunud tarkvara, mis lihtsalt teeb asju konarlikumaks ja on ka selle järelevalve mõtestamine. On tehtud väga palju ettepanekuid, mille eest ma olen väga tänulik, et alati, kui ka meie oleme teinud väga palju, 140 kokku. Just, et neid ettepanekuid me oleme läbi vaadanud, väga mitmetega me saame sealt arvestada ja selle töösse panna, aga seal ongi see üldine tunnetus, et bürokraatiat peaks vähendama, aga kui küsida täpselt siis kuidas, et siis aga tehke midagi. Et pigem on kõik need kogemuslood, need üksiklugudest tuleb kokku see tervik, et mida saab muuta. Üks osa on seal inimlik ametkonna ja põllumeeste vaheline suhtlustasand, kuidas seal läbi saadakse, et seal on see isiku küsimus ka vahel, millesse on väga raske sekkuda, et pigem on see raamistik, millega tuleks tegeleda, et seda võimalikult lihtsakoeliseks teha, seda aruandlust ja PRIA-ga suhtlust. Ma tean, et PRIA juht on ka selle endale eesmärgiks võtnud, et see oleks võimalikult kliendi vaatega suunatud teenus, just mitte ja ka PTA proovib leida lahendusi, kuidas ka enda ametnike ressursi kulu mõlemale nii tootjale kui ametnikule, mis võiks minna tootjal tootmisesse või siis ametnikul tööpõld väga lai, et see kõik on väga läbipõiminud süsteem, mille harutamine võtab natukene aega ja iga ettepanek, mis meil tuleb või iga olukorra kirjeldus, kuidas see asi saaks paremini minna, mis ei tõuku lihtsalt isiklikust murest, et ma olen midagi kehvasti teinud ja olen pahane, see ei aita mind eriti edasi, aga kui tõesti on mingisugune objektiivne probleem, kus asjad ei ole hästi lahendatud, siis kogu selle pildi tekitamine ja edasiandmine meile aitab kindlasti seda lahendada. Suur aitäh, härra minister. Oli väga sisukas vestlus ja soovin teile jõudu ja jaksu. Tööpõld on lai, aga head kündmist. Aitäh, ilusat päeva. Head kündmist.